Riho Aljand, 4. võistluspäev on siin eestlastele lõppenud. Täna hommikul läks Maria Romanjuk 200 meetri rinnujuhtumises suurte lootustega starti. Mida peatreener sellest ujumisest arvab, et mis juhtus ühe sõnaga? See, mis juhtus, teab ta enda treener kindlasti kõigepealt või vähemalt teeb analüüsi, mis võis juhtuda, mis võis olla põhjuseks. Tüdruk ise väitis, et ta lihtsalt tunnetas, et tal ei ole piisavalt jõudu, et aktiivselt alustada. Sealt edasi ei olnud jõudu jätkata ja lõpptulemuseks muidugi oodatud tulemusest hoopis teistsugune tulemus. Romanjukil on veel ees 50 meetrit rinnuli, et mida nende 2 päevaga teha, et tüdruk nüüd ennast kokku saaks võtta ja hea aja seal ujuda? Ei, 2 päevaga ei tee enam midagi ära, et see seis on täpselt selline, nagu on, ta peab sellest hommikusest 200-st taastuma. Ja kas ta teeb mingisuguseid lõike veel oma lihas, teravuse säilitamiseks, see on nüüd temast endast kinni, ta peab teadma seda, mis tal on mõistlikum teha oma kogemustest eelmiste aastate võistluste läbimisel ja nii see hetke seis selline ongi, et lihtsalt õigel päeval see maksimum välja panna, mis veel jäänud on. Aga Allikvee eile jõus 200 meetri rinnu oli väga hea aja, 2.16.22, millega kindlasti peatreener jääb ka rahule, et tegid ju Romanjuk ja Allikvee koos trenni, et mis võib olla see erinevus, et miks just ühel tuli ja teisel ei tulnud? See on selline igipõline küsimus, millele ei suuda ja ei ole siiamaani suutnud keegi vastata. Loodus on loodus, iga indiviid on täiesti iseseisev, unikaalne nähtus siin maamuna peal, nii et nii on Iidamast Aadamast ajast toimunud, et grupp töötab koos, keegi paneb hullu ja keegi kõrbeb täiesti lõdvalt. Eesti koondisel, kui poolfinaal kohta ei tule, kas võib lugeda võistlust ebaõnnestunuks? Ma ütleks niimoodi, et minu käest on küsitud juba enne võistlu mitmed korrad, et mis on meie eesmärgid. Ma olen jätnud selle vastamata, siis on küsitud nurga tagant, millega ma ise rahule jään. Ma olen sellele vastanud ja ma ütlen, et kui juhtub nii, et me jääme sellel võistlusel statistide ossa, ehk siis mina võin rahulikult öelda, et järgmise perioodi jooksul kuni normaalsete tulemusteni käin ma rahulolematult ringi ja loodan, et see rahulolematus muutub millegi uue sünniks. Kes on sinu jaoks kõige positiivsem üllatus nendel võistlustel on hetkel? No positiivsem üllatus, pigem nagu positiivset üllatust ei ole, on positiivseid tulemusi, nii et Martin Allikvee 200 meetri 6 sekundiline parandus oli tegelikult sisse kirjutatud juba läbi tema eelmiste tulemuste, mis ta oli eelmistel päevadel ujunud, nii et me ootasimegi sellist tulemust. Mis oli nagu tore, oli Maria Romanjuki 100 meetri rinnulöömise ainult 800 jagu Eesti rekordist vajakajäämine. Et need olid nagu 2 sihukest kena lugu. Siin on olemas mõningaid, kes on isiklikke veel teinud ja mõningad, kes on heal tasemel ennast näidanud. Neid ei ole mõtet eraldi välja tuua, et las nad teevad tööd ja näidaku natuke paremaid tulemusi, et selles mõttes on täpselt nii. Täna hommikul Pjotr Dekterov 100 meetri vabalt ujumises aeg 50.44 on küll hooaja tippmark, kuid enda isiklikust Eesti rekordist jäi 0,9 sekundi kaugusele, et kui nüüd kiire analüüs teha, et poolfinaali koht oli üsna reaalne 49.70, et mis siis õigemini juhtus, kui peatreener oskab selle küsimus vastata? Ei, peatreener kuulab ikka treeneri ennem ära, aga nii palju, kui ma sain aru siin Pjotri enda esimesest kommentaarist mulle, et see üle 2 hingamine ei olnud vist päris õige. Ta ei saanudki aru, miks ta nii aeglaselt alustas, oleks pidanud vähemalt 0.5-0.6 kiiremini alustama, et see 49 sisse ennast sättida. Nii et saan siin pärast hommikust võistlusosa kindlasti kuulda veel täpsemaid arvamusi, mis treener ise nagu selle kohta arvab. 4 võistluspäeva on lõppenud, 2 päeva on veel ees eestlastele. Kui Eesti koondis istuks koolipingis, mis hinda õpetaja Aljand paneks praegu? Õpetaja Aljand ei ole õpetaja Aljand peatreener, nii et hindeid ma ei taha panna. Kõik teavad, kes ujusid hästi, kõik teavad, kes on natuke kehvemini. Võistlus ei ole veel lõppenud, nii et siin elame selle võistluse lõpuni ära kõigepealt. 2 päeva jäänud, suurim ootus? Meeste 50 rinnuli.
palju edu ja loodame, et kõik läheb hästi Eesti koondisel. Aitäh!